tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No kui eelmisel nädalal te ootasite uudist, mida ma ei näinud tulemas, nägin masendust ja ootust, siis sellel nädalal te selle uudise saate, aga see ei ole hoopiski see, mis te ootasite. See on hoopis midagi muud. No ma loodan, et positiivses suunas on see nagu parem sellest, mida te ootasite. Ja miks ma nii arvan, et te saate nagu uudise teistsuguse. Te saate täiesti teistsuguse uudise, te ootasite seda pikalt. Ja te olete nagu oma peas välja mõelnud, et nii, kui ta ütleb jaa, siis ma teen nii, kui ta ütleb ei, siis ma teen nii. Aga vaat see vastus või uudis, mida te ootasite, see on hoopis midagi muud. See on plaan C või D, mida te pole üldse oma peas osanudki välja mõelda. Ja miks ma seda arvan, ma nüüd ikkagi seletan selle ära, et ma arvan seda sellesama poodu pärast. See poodu minu jaoks tähendab seda, et see, mis tuleb, on ootamatu, täiesti teise nurga alt nähtud. Ja, et te näete seda asja, mille peale te siin eelmisel nädalal mõtlesite, mille pärast te võib-olla masenduses olite, et te näete seda teise nurga alt. Või tuleb see uudis teistsugune, tuleb see mingi vastus teile teistsugune. Ja siin kõrval on kohe hermitikaart. No see hermitikaart selles kontekstis praegu ütleb mulle seda, et teile lamp peas põlema. Te saate selle uudise või mis iganes asja te seal ootasite ja teil läheb plaksti lamp peas põlema. Te ise ka imestate, taevas hoia, kuidas ma selle peale ennem ei tulnud, see ongi ju nii. See on nagu nii lihtne. Vot vahest me vaevame enda pead nagu asjadega, mis on nii lihtsad ja me lihtsalt ei näe seda väga lihtsat lahendust või väga lihtsat vastust. See on meil nina all, aga me ei näe seda. Vot ja nüüd ongi see poodu, toob teile selle vastuse ja hermit paneb teil lambi peas põlema. Edasi tuleb kaart, kus on 2 karikat. See karikate 2 räägib mulle hingesugulasest. Võib-olla teil tulebki meelde mõni sõber, kes, ma ei tea, on teil ära ununenud näiteks, et tema ju oskas ka seda, et räägin hoopis temaga. See on selline koostöökaart, hingesugulase kaart, selline positiivne, see on selline minu inimene. See kaart räägib minu inimesest. Sellest inimesest, kellega teie ei pea teesklema, teil pole vaja maski kanda, te saate olla teie ise. Te ei pea oma sõnu kontrollima ja mõtlema, mida tema küll arvab, kui ma niimoodi ütlen või te ei pea seda tegema. Edasi tuleb sauade rüütel ja sauade rüütel tuleb ka sellise hea uudisega või kavatsusega, et ma arvan, et ta kutsub teid kusagile, võib-olla selle sama inimesega. Ma arvan, et see on teie vana tuttav, see inimene. See lamp hakkab peas põlema, te võib-olla helistate kellelegi ja räägite temaga, et kuule, mul tuli siuke asi on ja, et mida sina asjast arvad. Ja võib-olla te istute maha, kas siis selle inimesega, aga sauade rüütel räägib sellest, et tema tuleb tooma teile ka mingit uudist ja see on kuidagi tööga seotud, sellepärast, et siin all on veel üks müntide 2. Müntide 2 kaart on tasakaalu leidmine töö ja puhkuse vahel. Ja karikate 3, mis siin on need tüdrukud, 3 koos, räägib sellest, et tuleb maha istuda, arutate kusagil midagi. Võib-olla läbi seda, mis te olete teada saanud või kus teil lamp on peas põlema läinud, et arutate seda läbi, et kuidas seda nagu saavutada, et oleks tasakaalus ka meie töö ja puhkus, et me üle ei pingutaks selle tööga. Aga viimane kaart on, see on mõõkade 5 ja mõõkade 5 räägib võitlusest, see on nagu egode võitlus, konkurents. Et võib-olla siis äkki te seal
oma vestluse käigus vahepeal natuke ristate mõõkasid, üks tahab ühte ja teine tahab teist, aga see, ma arvan, et laheneb ikkagi selles mõttes, see on nagu sõbralikult, et ei ole nagu sellist üksteisest ülesõitmist. Et mina näen seda, et lahendus teie elus tuleb, mida te olete pikalt oodanud, see paneb teil lambi peas põlema, see tuleb natuke teistsugune ja te leiate endale ka need kambajõmmid, teekaaslased, mis iganes teekonna te ette võtate, mis iganes lahendust te ootate, teil on olemas hingesugulane, kellega koos seda teha või vähemalt kellega koos seda arutada. Teil on olemas teie inimene, teil on olemas inimesed, kellega istuda ja rääkida. See on selline hea seltskond. Vaja on leida tasakaal töö ja puhkuse vahel, et mitte läbi põleda. Et see on alati väga hea, kui te nagu ei pinguta nii hirmsasti, et läbipõlemise oht on suur, kui me liiga palju teeme tööd ja me ei märka seda, millal on õige aeg puhkuseks. Nii, aga mina soovin teile tegusat nädalat ja mingu see lamp teie peas siis põlema ja nähke seda lahendust, seda enneolematut, mis tegelikult oli teil nina all ja mida te lihtsalt tähele ei pannud. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.